Egle, mille poolest erineb Metabolic Analytics meetod teistest kehakoostise mõõtjatest? Kui erinevad kehakoostise mõõtmised arvutavad sellist keskmist keharasvaprotsenti, siis see meetod mõõdab keharasvaprotsenti 14 erineval kohal, mis siis igaüks on seotud, iga punkt on seotud siis mingisuguse hormooniga. Ehk siis ta tegelikult näitabki selle ära, et kuidas just need erinevad hormoonid toimivad, mis on siis tegelikult mängivad hästi suurt rolli kaalulangetusel ja mitte ainult kaalulangetusel, vaid üldse üldisel sellisel heaolul, et tavapärane selline kaal, mis siis laseb nagu sellise impulsi läbi keha, et ei suuda nagu seda teha. Enesetundel ja tujudel kindlasti ka. Jaa, absoluutselt, et on punkt, mis on seotud kortisooli tasemega, mis on siis, mis kohe näitab ära, kas siis nagu stressihormoon on kõrge, on punktid, mis näitavad sellist nagu insuliini taluvust, et need on kõik seotud tegelikult igapäevase heaolutundega, nagu sa ütlesid, ja kaalulangetusega, kes soovib, või siis ütleme ka sportliku saavutusega, et selles mõttes nagu, et mõjutavad meie igapäevaelu päris palju. Aga vaatame seda imevidinat ka, et teed kart lahti. Mina olen seda näinud nüüd varem, et ma ise nimetan seda oma relvaks. ta on tegelikult mõnusalt raske sulle. Ja käibki siis niimoodi, et põhimõtteliselt teed siit lahti, siin peal on jooksevad numbrid ja siis on nagu näha, et ja sellega mõõdetakse siis nii-öelda polstrit erinevatest rasva ja paksust, et mul on siin nüüd retuusid jalas, aga näiteks, ja läbi riiete võib? Tegelikult naha pealt ja tegelikult naha pealt, et riietega on ju riide ütleme, riide paksus ka ja siis on neid punkte päris raske. Ma toon lihtsalt näite, et siin jala peal on ka, praegu ma ei saa, ise endal nagu mõõta ei saa, et see on sama, mis ise endal hakata ajuoperatsiooni tegema, et lihtsalt selja tagant ja selles kohtades, aga näiteks, et näiteks paned selle siia peale, võtad selle õige punkti, mis praegu ei ole üldse õige punkt, aga lihtsalt näitan, siis võetakse nahk ja siis nii-öelda nagu mõõdad seda just voldi paksust ja see on nagu, see on selles mõttes täpis teadus, ma ise olen päris palju seda harjutanud ja ma praktiseerin seda veel edasi, et kuidas just need õiged punktid üles leida, et nii kui ta on natukene valesti, siis on ta ju vales kohas ja et mõõdaks just seda õiget nii-öelda rasvaprotsenti, mitte siis ei kaasaks ka lihast, et mis minu jaoks veel oli huvitav, on see, et tegelikult ma tahaks proovida, kui raske ta on. Ta on päris raske, täitsa siuke jah, nagu väike, ma proovin mõõta, mul on natuke õhemad, mul on sukapüksid jalas, aga ühesõnaga jah, ta saab päris hästi kätte tegelikult. Ta võtab päris tugevalt siia vahele, jah. Ja tegelikult on ju nii, et täpselt sama rasvaprotsendiga inimeste kaalulangetusteekond ja see, milliseid meetodeid need peaks kasutama, võib olla täiesti erinev ja seda aitab see vahend ka selgitada välja. Ja see vahend aitab seda päris hästi selgitada, et see on hästi huvitav, et mul võib olla kaks, ütleme, et visuaalselt täiesti, ühe pikkune, üksink sama kaal on ju, võib-olla ka vanus on sama, aga nende teekond tegelikult kaalulangetuses võib olla nagu absoluutselt täiesti erinev. See ongi see põhjus, miks nii paljud nagu jäävad toppama, et mingist hetkest ei lähe edasi enam see ja siis mõtledki, et tal ju läks, miks mul ei lähe. Jaa, täpselt, et ema tegi selle dieedikava järgi ja miks siis mina ei saa seda tehtud. Ja muidugi mina ise teen ka selliseid erinevaid teste ja mõõdan ka tegelikult lihtsalt sentimeetri paelaga veel lisaks nagu. Ja lisaks siis ma teen emotsionaalse profiili testi, ehk siis justkui on nagu sportlikud nii-öelda eesmärgid, mis annab nagu ka päris hea ülevaate tegelikult inimese iseloomust ja sellest, kuidas ta reageerib erinevates olukordades, mis tegelikult näitab ka seda, millised treeningkavad talle nagu sobivad, et kas pigem sellised hästi kiired, hästi aktiivsed või talle sobivad just sellised pikemad ja treeningkavad peavad olema sellised hästi pikale perioodile nii-öelda nagu pandud. Nii et hormoonidest sõltub siis tegelikult see, kuidas inimene rasva põletab ja kehakaalu langetab nii, et see tuleks just rasva arvelt. See on üks faktor ja et tegelikult neid põhjuseid, mis hoiavad meil kaalu kinni või siis viivad ülekaaluni, et neid on tegelikult päris palju erinevaid, aga üks nendest on kindlasti on see, et kui hormoonid on paigast ära. Kuidas see masin hormoone mõõdab? Selle masina abil me mõõdame siis 14 kehapunktis rasvavoldi paksust, mis siis tegelikult peegeldabki erinevaid hormoone. Meil on olemas selline nagu süsteem, algoritm, kuhu me sisestame need andmed ja siis ta annab sellise profiili, et mis on paigast ära.
ja tegelikult, et ei hakkagi ühe korraga kõige 14-ga tegelema, vaid siis see, mis on kõige rohkem paigast ära, mis nii-öelda karjub, siis üks samm korraga hakatakse sellega nagu tegelema, et saada seda uuesti tasakaalu. Ja väga tihti võib olla näiteks see, et kui on stressitase näitena väga kõrge, et see inimene, esimene samm ei olegi see, et ta jookseb kuhugi trenni või hakkab 6 korda nädalas trenni tegema, või võib-olla tema jaoks ainuke võimalus esialgu ongi see, et saada uuesti oma elustiil selliseks, et viia see stressitase normaalseks, et ta saaks üldse hakata nagu kaalu langetama, et stressiseisundis on seda väga raske. Saada kas või unerütm paika ja üldse igapäevaelu paika. Jaa, et see unepuudus on üks väga suur faktor, et miks kaal seisab, miks me oleme stressist väljas, miks tundlikumad, ütleme siis nendele nii-öelda insuliinitase on kõikuv, et kõik need asjad nagu mõjutavad tegelikult ka unest. Ja sina oled ainsana Eestis tegelikult selle koolituse läbinud, kuidas seda masinat kasutada ja neid teadmisi siis pärast rakendada. Mida sa enda jaoks huvitavat teada said, kui sa seda õppisid? Minu jaoks oligi kõige põnevam see, et kõik inimesed on niivõrd erinevad. Ja sa nagu näed inimest nii-öelda nagu seest poolt, et üks asi on see, kui sa esitad küsimuse, paned ta kaalu peale, aga jaa, et need on numbrid, mis tulevad välja ja mis annavad hästi nagu reaalse pildi, et sa tegelikult näed. Ja see ongi huvitav, et inimesel on nagu enda visioon iseendast, et ta vastab, et ma küsin, et kuidas sa tunned, kuidas sa magad, iga asja peale vastab. Ma tunnen hästi, ma toitun väga hästi, ma liigun väga palju. Aga siis, kui sa annad talle need numbrid ette ja hakkad vaikselt minema, et no olgu, selge, sul on kõik hästi, aga vaatame, mina annan sulle sellised asjad, siis läheb mööda paar kuud ja siis ütleb, et tead, ma nüüd tunnen ennast hästi, et see enda võrdlusmoment või enda nagu võime sellist objektiivselt hinnata ennast, enda elustiili, noh, et alati ei ole nagu kõige õige. Jah, ei ole võrdlusmomente. Just, väga huvitav, kui palju inimesed juba mujal maailmas selle vastu huvi on tundnud ja kui palju Eestis? Mujal maailmas on see väga populaarne, et sellesama meesterahva alt on tulnud erinevaid treenerid, kellel on olemas see litsents. Eestis olen mina ainuke, Soomes hetkel vist paar inimest ainult. Ja septembris on ju tulemas taaskord kehavormi ja elustiili seminar koos sinuga, kus sa seda meetodit ka tutvustad ja mida huvitavat seal veel kuulda saab? Sellel seminaril, jah, ma tutvustan seda meetodit, räägin natukene sellest ja me räägime ka erinevatest hormoonidest natukene, mis siis ka mõjutavad kaalulangetust. Et selline üldine osa on sellel metaboolsel analüüsil, aga lisaks sellele seminarile on nagu väga suur roll just selle eesmärkide seadmisel ja sellel psühholoogilisel poolel ja me räägimegi selle seminaril mitte ainult siis toitumisest ja trennist, vaid väga paljudest muudest asjadest ka, mis siis nagu mõjutavad kaalulangetust, elustiil ka, noh, ütleme, et palju me elukeskkonnas on toksiine, unest ja ma olen hästi, ja teises osas ma olen hästi praktilised, just sellised praktilised tööriistad, kuidas oma elu just samm-sammult muuta nagu tervislikumaks ja selle pealt siis enesetunne nii-öelda võiks paraneda lisaks kaalunumbrile ainult. Nii et igaüks saab iseenda jaoks sellise reaalse tegevuskava selle tulemusena nagu paika panna. Me jääme huviga ootama, kas sinna vabu kohti on veel praegu, viimased saavad veel registreeruda? Saavad ikka, jah. Otsime suurema saali kui emahu. Jääme huviga ootama.